Tere! Et jah, kuna minu esimene eriala on režissöör ja teine siis digitaalsed õpimängud, siis ise koolitajana ja õppejõuna üritan ma ikkagi läheneda niimoodi, et ma mõtlen, kes on see, kellele ma lähen tegema ja mis on minu ülesanne ja mis on tema vajadus. Ehk et esimene reegel, me laseme koolitusel enamasti ootused ja vajadused saata. Sest mis on kindel igas organisatsioonis? Nüüd üks asi on kindel, et kõik muutub ja pidevalt muutub ja jääbki muutuma. Mis tähendab, et kiire kohanemisvõime on hästi oluline ja see tähendab, et me vajame midagi uut. Ja üks võimalus, mis kiiresti aitab kohaneda ka nendel inimestel, kes muidu kiirelt ei kohane, on võib-olla mänguline protsess, millega me saame harjutada rutiini ja panna inimest kiiremalt mõtlema natukene teises olukorras, kui me toome ta korra töökeskkonnast välja ja kasutame mänguelemente, siis ta võib-olla läheb sealt rikkamana tagasi ja ta võib-olla näeb veel mingeid fragmente, mis lisandväärtusena lisab midagi. Ja ikkagi esimene asi, et kes on meie sihtgrupp ja mis on meie eesmärk. Ja siin võib olla neid vajadusi väga palju, ehk et ideaalne on ju see, kui organisatsioon koos teeb oma arengukava, et iga osis teab täpselt, mis on meie see kõige suurem eesmärk, mis on meie osakonna eesmärk. Väga sageli võib juhtuda suuremates kollektiivides, et see teine osakond teeb õudselt täpselt, kuidas see teine peaks töötama ja nii edasi, aga meil on vaja mingisugune ühine liin leida. Ja siis sellepärast ongi nagu vaja mõelda, et kui me oleme nüüd veel kammitsetud veebi, kuhu mina kunagi veel ütlesin, et ei sellist ja sellist formaati meie nagu filmi ja meediaga ikkagi veebis ei tee, siis ma olen söönud terve aasta oma sõnu ja absoluutselt kõik asjad pea peale pööranud, aga lihtsalt see, mis toimub klassiruumis ja töötab, ei tööta veebis, mis tähendab, et me peame täiesti teiseks tegema. Ja miks? Teadlased tegid katse 16–24-aastaste inimestega. Ehk et nad pidid ära mõõtma iga oma tegevuse ja kui palju see aega võtab 24 tunni jooksul. Ja mis ilmnes? Nendel inimestel on 39 tundi ja tegelikult ka väga paljudel täiskasvanutel. Ehk et kui me saame oma kolleegidega veebi kaudu kokku ja hakkame nendele andma mingit uut sisendit või sisu, siis me peame arvestama, et vähemalt osad nendest võivad olla veel kuskil chatis. Nad tegelevad paari kiire kirjaga. Ehk et kuidas ma puurin päriselt nendeni ja annan nendele need oskused, mida minul on vaja, et nad võtavad nüüd külge ja et meie organisatsioon sammuks käpad, saba, nina, kõik ühes suunas, et ei toimuks seda tekirebimist. Teine asi, et kui inimesed ei saa kokku, siis tekib sealt veel muu, pluss siis infomüra, segasus ja foon ja ärevus, sest teadmatus väga paljudel inimestel teadmatusega või ärevusega tekib veel nagu veel rohkem asju. Et siis peab mõtlema ikkagi, tulema hästi algusesse tagasi, mis on need tulevikuoskused, mida vaja. Mina õppejõuna pean arvestama ja eriti gümnasistidele programme tehes, et nemad ju kunagi töötavad ametites, mida praegu ei eksisteeri. Olles ise Creative Mobilis olnud praktikal, kus on inimesed, ühesõnaga nemad võtavad allhanget Hiinast, mitte vastupidi, eks ole. Et siis need asjad on hästi pea peal ja vahest kõige see väiksem lüli võib olla mingisuguse visiooni või oskusega, mis aitab meil mingisuguse nüansiga selle õppeprotsessi täitsa teiseks keerata. Aga korra nendest tuleviku oskustest rääkides, et need slaidid teil on, ma hüppan edasi, sest et mul on mina, kes ma olen harjunud vähemalt päevase programmiga, eks ju, et siis nüüd see 20 minutit on siuke natukene rapsimine, aga siin on nad enam-vähem samad, aga mis on kindlasti, et meeskonnatöö, rahvusvahelisus, me oleme väike rahvas, mis tähendab seda, et igal töötajal peab olema see oma unique selling point, mis on tema erioskus. Aga väikestes kollektiivides eriti ja üleüldse eestlased on hea, kui sa oskad veel midagi, mida sa jooksutad, mis on see lisandväärtus sellele organisatsioonile. Ehk et mul peaks olema nagu mitu head oskust ja omadust ja mingis mõttes universaalne, et me saame väiksema meeskonnaga efektiivsemalt teatud asju jooksutada. Eriti kui keegi kukub rajalt ära, näiteks nagu praegu iga 3 tunni tagant tuleb, et kedagi vaja asendada näiteks. Aga siis see sõnumi vastuvõtja, ehk et me peame arvestama, et me peame olema uudsed ja vahelduslikud. Mida nooremaks läheb meie kollektiiv, seda rohkem on nemad harjunud, et nad on väiksest peale. Iga sünnipäev peab olema eriline, kõik peab olema kogu aeg hästi huvitav. Plus veeb, me tahame kogu aeg uut ja huvitavat. See ei tähenda seda, et me hakkame tegema mingit siukest odavat palagani, ja et olla nagu atraktiivsed, vaid et mõtestatult teha erinevad variandid läbi. Ja mis on siis õpiraja disain eelkõige nagu siis veebis või üldse, on mõistlik mõelda, et mis on meie eesmärgid,
mis on meie ootused, mida me nendelt inimestelt tahame, mis peab muutuma. Kuidas meie need saavutame, ehk see on see koht, kus ma peaksin küsima nendelt koolitatavatelt sisendi, mida nad tunnevad, miks nad istuvad kinni, mis neid aitaks edasi ja kuidas me saaksime seda rakendada. Siis edasi toetav keskkond, ehk et sealsamas koolitusel, et julgustada neid rääkima, julgustama teatud nüansse välja tooma. Reeglid, tähtajad kindlasti, kui nad saadavad mingisuguseid töid, kui see ei ole kõik ühes kohas online ja siis küsimused ja edasiside. Sama seda põhimõtet ja ratast tegelikult jooksutan ma mingil määral ka, aga mis ma teen ja mis ma palun ka meie koolitajatel enamikel teha, aga õppejõuna eriti, ma loon persoonad. Ma loon ühe ideaalse kolleegi persona ja ma loon ühe, kes on siis selline alati uuel avatud, alati meeskondlik, supermeeskonna töötaja ja sealt saab alati minna juba. Ja ta ei teata mulle kunagi, et ma olen 25 aastat siin töötanud ja ma tean väga täpselt. Aga see teine persona, ma panen ette kas väga targa tudengi või väga targa kolleegi, kes tegelikult ei ole väga kas kohanemisvõimeline või ta peab ennast hästi targaks või ta enam ei taha õppida. Ehk et miks ta ei taha õppida. Ja siis ma mõtlen nagu, et kuidas ma saan selle programmi nii, et see inimene tuleb kaasa. Ehk et tema on minu kõige olulisem persona, sest kõik teised tulevad siis juba kaasa. Ma pean mingisuguse triki ja nipi leidma, ehk et meelita ja tunnusta inimest ja imed hakkavad juhtuma. Heas mõttes me peame kuidagi nad ära vigurdama mingite teiste tegevustega. Kui ma tean, et tal on need hoiakud, siis ma löön kogu selle protsessi teistmoodi. Üks hästi selline tavaline disaini mudel, ehk et analüüsi, mis on probleem, siis arenda, kuidas tõsta see tükkideks ja teha, siis vormista ehk disaini ta kuidagi vormi, siis rakenda ja siis kogu tagasisidet. See on tegelikult see ratas, mille me käime iga uue formaadiga läbi. Ja kuna ma teen ise väga palju tailor-made'i, panen kokku oma kolleegidega, siis nii sisekoolitustes kui ka tegelikult kogu filmiklaster, täiendkoolitused noortele professionaalidele. Ehk et see maailm muutub nii kiiresti, et me peame kogu aeg jooksutama ja update ima meie enda, värskendama meie enda oskuseid ja teadmisi. Nii tehnoloogilisi kui sisulisi, sest lihtsalt aeg muutub. Kui mulle õpetati kunagi 2 minutit, on see režissöörina aeg, mis sa jõuad nagu, sa pead mõjutama inimest või ta vahetab kanalit, siis praegu on see hea kui 20 sekundit, mis tähendab seda, et palun mõjuta, kutsu kaasa, eks ole. Aga mis on siis see struktuur, mis veebis üldiselt, ehk et inimese tähelepanu püsib 20 minutit. Ei ole mõtet panna 45 minutit rääkima kedagi. Nad kukuvad ära, nad hakkavad oma kassiga tegelema, sest nendel on kogu aeg mingisugused teised asjad veel. Ehk et 20 minutit. Annan sisendi, räägin ära probleemi, siis tuleb praktiline tegevus. Ehk et siis on kas meeskondades või üksi, nad teevad midagi koos, otsivad lahendusi. Siis me saame jälle kokku ja on arutelu, veebis, eks ole. Ja siis on tagasiside küsimused ja siis tuleb täiendav teooria. Ja siis tuleb küsimused ja kokkuvõte. Üritan hoida lühemad, tihedad sektsioonid, isegi kui on sellised pikad päevad. Et tudengitega meil on ka 4x45 minutit ja kui me oleme veebis, siis me peame kuidagi et nemad on elus, et nad suhtlevad meiega, ehk et see dialoog ja sünergia, et see ei saa minna monoloogiks ära. Ja õppimise protsess ei saa toimuda monoloogis, vaid see saab olla koostöös ja dialoogis. Annan, võtan, ehk et lõpus oleks see nagu heades läbirääkimistes win-win, ehk et. Aga selleks on erinevad meetodid. Ma ise olen avastusõppe fänn. Avastusõppe meetod on selline, et ma panen kõigepealt inimesed tegema, siis nad jõuavad nagu kuidagi millenegi ja siis nad tulevad tagasi, siis me vaatame seda koos. Ja siis, kui ma hakkan rääkima teooriast, kuidas päriselt seda tehakse, just nagu filmi ja meediaga, siis ma ei pea rääkima väga paljusid asju, sest nad juba saavad ise kohe aru, sealt oleks pidanud niimoodi tegema. Ja nad on kohe muga kaasas. Ja erinevates valdkondades see tegelikult ei ole valdkonnas kinni, ehk et lihtsamast keerulisemaks, kõigepealt praktika, siis teooria juurde ja siis uuesti katsetused, arutelud ja edasiminek. Et see sõltub väga palju valdkonnast, aga ei midagi uut siin maailmas. Aastast 78 ja 84 on mõned meetodid, mis praegu veebis ma rakendan ja need töötavad hästi toredasti. Vahest tuleb minna vana hea asja juurde tagasi, aga ma soovitan vaadata, kes peavad teistele inimestele veenma, et nad vajavad uusi teadmisi ja oskuseid ja et nad võtaks need omaks. Tegin teile väiksed spikrid ka
Ehk et kuidas see isemääramisteooria saab mõjutada ja just neid, kellel on hästi hoiakud või kes on hästi targad. Et kuidas ikkagi natuke vigurdada heas mõttes nendega, et nad hakkavad õppima. Et lehekülg 195, raamatukogudest seda kindlasti saab, see on nüüd eestikeelne versioon, ingliskeelset saab ka. Aga siis teine võimalus on, et aktiivset osavõttu, mis nagu teeb nendele sellist mängulisust ja natukene vigurit, et võib-olla sealt inspiratsiooni. Mis ma ise teen? Ma saadan nad, annan probleemitükid erinevad, et kliendi vaade, organisatsiooni finantsosakonna vaade, juhi vaade, ehk et annan erinevad tükid, teised inimesed ei tea, mis teistel on. Ja siis nad lähevad nii-öelda tööteele, lähevad sinna ühte gruppi, nüüd nad peavad hakkama nagu, et igaüks peegeldab oma asja ja nad peavad hakkama nagu seda raami kokku panema. Ja siis nad tulevad tagasi ja võt siis tuleb see, kus nad annavad teada, mis on, sealt juba teised lähevad leikima, kes hakkab vahele rääkima, ehk et nad on kaasas, tekib diskussioon. Väga paljud luukered ja siuksed sisepinged tuleb kõik välja, mis on hästi tore. Ja siis tuleb nagu see juhi, see 20 minuti või koolitaja 20 minutiline, kuidas siit edasi. Ja siis nad on soojad ja siis hakkavad asjad muutuma, sest tegelikult see motivatsioon või pauk tuleb nagu nende enda seest. Ja seda me ju tahamegi, me tahame, et nad on kaasas. Et nad ei ole lihtsalt nii, et pastakas kukub ja ma lihtsalt sooritan. Et sellist visiooni on väga palju vaja. Ja siin on kogemata need inglise keelde, aga see on tegelikult mosaiikmeetod ja siis grupi uurimuse meetod. Et soovitan neid ka lugeda, et need on ka siuksed natukene kniffi. Võib-olla mõnes valdkonnas on seda raske esimesel hetkel seostada, aga seesama, et vahest on meil mingisugune valdkond, kus ma palun tegelikult inimesed, et annan neile salasõna või mingisuguse teema ja nad peavad korra nagu telefoniga filmima veebis. Lihtsalt seda, mis on nende ümber hästi piiratud võimalused. Ja siis nad panevad nagu see 4. meeskond paneb kokku. Ja et nad peavad omavahel kokku leppima, kes mida filmib ja siis kuidas on see järjekord. Ja siis teised arvavad ära, mis see on. Ehk et mis on, ta nagu annab sellise soenduse ja kuna meie valdkondadega mingis mõttes alati need teemad seonduvad või on mingisugune asi, millest me peame edasi minema, siis mitte keegi pärast ei ütle, et issand, see arvuti läheb hulluks, kui ma teda puutun, või et see telefon ei tee kunagi minuga või ma ei tea, kust kaamera käima läheb. Kui ta ei oska muidu seda näidata, ta paneb lihtsalt selle arvuti kaamera ette ja näitab teistele. Aga see lööb juba selle ühistunde. Ja mis on veel nagu, mida meie näiteks kollektiivis tegime ja mis mõjus nagu hästi, oli lihtsalt ühel päeval, et üks reede, kohvipaus, kuulge, aga teeme täna niimoodi, et või teatati juba esmaspäeval, et kõigi lemmikloomad, mis muidu kogu aeg eetrisse tungivad, et nad on siis täna seekord väga oodatud. Ehk et lemmikloomadega kohvitund personalile. Ja see andis jällegi nagu sellisele taustajõule, mitte akadeemilisele meeskonnale nagu siukse ühtsustunde tagasi, kui läks nagu väga kaugeks asi ära. Et siuksed natukene teistmoodi vigurid vahest, natukene värskendavad sind ja panevad uuesti tööle. Ja mida kindlasti ma soovitan kasutada, on seotud näited ja mälu. Ehk et kas intrigeerimiseks, heas mõttes provotseerimiseks, mingisugune sisu ette, et kuidas näiteks füüsikat õpetada, mis on siis neutron ja elektron ja prooton, et mis nende vahe on. Et need meemid, et digitaalses avaruses on tohutult palju ja just ka nagu tudengitega on hästi hea neid provotseerida, nad hakkavad mulle kulda tooma. Ma näen ära, kus avarustes nad tegelikult liiguvad, mis neil multimeedia tudengeid näiteks päriselt nagu huvitab. Ehk et me saame kohe jooksuga edasi. Kunstiajaloost on tegelikult tohutult, ma pidin neid rehitsema, kuna meil on enamaki asju rahvusvahelised, et siis mõned ei ole nagu selline hea tava, et kus Amor laseb beebi lennukist nuulega välja, sest lennuk on praegu selline nagu ta on, eks ole, ja siis see karjub beebi ka lennukis, et siin on võimalik, aga näiteks kui meil Eesti õpetajad on hakanud ise neid meeme tegema. Ja peale seda, kui nad ise meeme teevad, kui nad panevad õpilased meeme tegema, siis õpilastel ei ole aega kiusata üksteist ega õpetajaid, vaid nad peavad tegema koolitöö raames meeme. Ja see jällegi värskendab ja see toob ka näiteks kolleegidest täitsa nagu mingeid uusi nurke ja nüansse välja. Ma julgustan mõtlema natukene sellised värvikamalt, mängulisemalt, mida me tavaliselt päriselt kokku saades võib-olla jääme kuivaks ja tuimaks. Et siukest natukene vigurit ja natukene värskust ja natukene teist tuult ja tulevad need väikesed heas mõttes uudishimud ja lapsed tagasi meie töölauale ka ja nad hakkavad mõtlema, et kuule, see oli äge ja sealt hakkavad edasi tulema mingid uued lahendused. Et me ju tahaksime, et on tore.
ajurünnakuks paar tööriista, mis on, kui te tahate, et otse vahetult hakkaksid. Digitaalsed lelud, olen eelkõnelaga täiesti nõus, et neid ei tohi olla palju või nendel peab olema oma väike kindel funktsioon, sest kui see käima ei lähe, siis kukub kõik see koostöö ära. Ta peaks olema selline orgaaniline ja kaasav. Siin on näiteks, kui te tahate järjekorda teha ja te teate, et kollektiivis on keegi, kes kunagi oma järjekorda ei oota, siis siin on selline loosiratas nagu lotos. Et sa paned sinna osalejate nimed kinni ja siis tema hakkab järjekorda määrama. Hästi kuledat häält teeb, aga muidu on nagu päris lõbus. Ja vahest on nagu hea, ma ikkagi teen natukene psühhoterrorit ühe kursuse tudengitel, kus meil tõesti on 4 tundi. Ja ma mingi hetk panen selle käima ja siis nad on nagu hästi nagu valvel, et millal ta selle ratta käima paneb, et kas ma olen nagu kaasas. Aga see peab olema selline sõbralikus soojas vormis enamasti, siis ta nagu töötab. Vaadake neid tööriistu, need on päris sellised toretused. Esitluse vormistusest oli ka põgusalt ennem juttu. Aga kuna me oleme Balti Filmimeedia Kunstide Instituut ja meie sees istub ka kommunikatsioon, siis kuidas me veebis midagi näitame? Ehk et tekstid. Päriselt, kui ma lajatan selle, siis see inimene näeb ja ta annab tegelikult hiljemalt 3. sekundil alla. Sest et ta tunneb, et see ei ole nagu selline. Et võib-olla natukene vormistada, mängida selgemaks, et kuidas ma etapiliselt selle ära struktureerin. Siis värvid täpselt samamoodi ehk, et pole 3D, aga et see kontrastsus, et on ikkagi mõistlik, et inimesed ja nende kuvarid on veel seadistatud erineva värvimääratlusega, et see on mõistlik natukene 4 värvi maksimaalselt, taust, tekst pluss veel midagi ja see töötab. Ta on harmoonilisem, ta on kergemini haaratav. Visuaalid täpselt samamoodi, kas sa paned nüüd need tekstid statistikaga või sa natukene mängid ümber. Õnneks meil on olemas kujundus inimesed ja osad ka, kes on tohutult kõik, me oleme hästi ülehõivatud, tegutseme mitmes ametis üsna. Aga siis me saame nagu üksteise asju natuke üle võtta ja siis kiirelt kohandada. Ja mis mul viiga laiata, kui mul on ju põhivalmis tehtud, eks ole, turunduse poolt, et mis on nagu see, et me oleme, vahest unustame ära, et me oleme selle organisatsiooni brändid, keda me esitame, vähem või rohkem, paratamatult. Ehk et on üks asi mina bränd, tänapäeval see on, kui sa oled kuskil olemas, pluss siis see, et mis organisatsiooni ja kuidas sa esitad. Aga kas on siis raskelt loetav ja tekstid kokku pandud või siis nagu kiirelt pandud foto. Ja siis, et kuidas videot kasutada. Et kas selgitada keerukamat ideed, ärgitada arutelu, pakkuda vaheldust või siis kinnistada teemat, et siis juba võiks olla. Ja see on seesama jälle nagu see proton ja neutron, et ta lööb korra nagu teise asja, mul on kergem ja siis lähme nagu sügavamasse teemasse. Üks oluline asi. Kui te tahate, et teised on kaasas, kas motiveerib selline? Ehk, et mida me näeme või mida me alguses nägime, ikkagi tondid ja siis nagu kirjutame kolleegiga üksteise, et kas nüüd hakkabki niimoodi olema, me ei tea ju, kui kaua me oleme. Laed ja sellised. Ehk, et siis me ei saanud teiste inimeste üle nalja teha, me tegin küll, hakkasin vaikselt fotosid tegema, aga siis me hakkasime lihtsalt kolleegidega tekitama, et kui see kaamera nurk on liiga üleval, et kus me siis oleme, me oleme kuskil augus, me vajame ilmselgelt abi. Et kui on nagu, vahest, mida ma hästi tihti näen, on niimoodi, kui kaamera filmib sealt, siis olen hästi kiire, hästi hea, muidu teised ei usu, et ma teen tööd, ma olen niimoodi, aga kus on see dialoog, suhtle inimestega, isegi läbi veebi, sa ei näe neid nii palju, aga teil on see ühine tunne. Siis ühel koosolekul, hopa, emme on, vaatan, ei ole minu emme, aga et kui kasutavad mitu seda profiili, siis ikkagi alguses on see naljakas, aga me ikkagi läksime vahepeal nii, et üks tudeng ja ma tean, et meesterahvad midagi ei kuula, sest et tal lihtsalt tõenäoliselt tal on nii soe seal kodus, ta on kogu aeg õlab hästi ilusa püstiga, kadedaks teeb. Ja siis see kass seal kõhu peal, siis ta on alati nagu kuidagi selline pikal ja natuke nagu selline. Sa mõtled nagu, et mis nüüd teeme? Võib-olla on parem, kui on kaamerat kinni. Ehk et, ja vaadake, mis teil on selja taga. Neid kostabipaljaid naisi on päris uhketel pangajuhtidel ja euroametnikel ikkagi konkreetselt peas. Et vaadake, ja alati, kui mõelge, mida need inimesed on, mis on need 3 olulisemad mõtet, mida sa uut teada said ja siis mingisugune kahtlemine küsimine ja ka endal aeg-ajalt väike inventuur teha. Sest COVID on teinud meile selle, et rumalad on need, kes ei ole teinud inventuuri ja tekitanud endale uusi strateegiaid ja tegevuskavasid. Aitäh!
Aitäh sulle, Katrin. Ma pean tunnistama, et olgugi, et praegu veebist ja saalist sinna Slidosse küsimusi ei tulnud, siis ma ise vist intervjueeriksin sind küll siin järgmised tund aega otsa, sellepärast et see, mis sa rääkisid, on täpselt see, mida mina ise olen õppinud Taanis kognitiivse semiootika õpingute käigus. Väga põnev valdkond, aga mis tegelikult seda tänast maailma ülihästi iseloomustab. Kuidagi see virtuaalne erinevate õpiteekondade disain ja teadlikkus selle kohta, et mis meid tegelikult haarab, eks ju, inimestena. Ja teisalt siis need viperused, mis siin lõpus olid, siis ma hakkasin mõtlema, et ühena sa ütlesid, et sellist nagu natuke nagu nalja ja huumorit ja meeme ja sellised asju võiks nagu sisse pikkida. Et võib-olla see, kui keegi tuleb emme nimega sisse, see võib olla isegi naljakas, äratab korra üles, aga väga head tähelepanekud, on ju. No ma ise üheks kord, kui meil oli keeruline olukord kogu organisatsioonis, Ladvikust kuni ja siis mõtlesin, et ma läksin järgmisele koosolekule ja siis vaatasin, Zoomis vuntsid ka. No siis proovisin, et siis mõtlesin, et aga vaatame, kui paljud tegelikult kolleegidest vaatavad just siis, kui me seda veebi esinemise formaati välja töötasime. Ja siis olin see tükk aega ja siis ühe korraga üks ütles, kuule, Katrinil on vuntsid ja siis kõik need pillivad. Ja siis üks mees kolleeg ütleb, et ma arvasin, et ma nägin kohe, aga ma arvasin, et tal on tervisega midagi, ma ei julgenud midagi öelda. See on paks must tange oli. Et sul oli ka Movember, on ju, solidaarsusest. Jaa, aga see lihtsalt oli nagu väga kevadel. Et noh, aga seda ma saan teha siukses väikses meie pisikeses, aga see lööb jälle nagu selle käima ja oma koeraga ma enne veebikoolitusi ma hakkan rääkima natuke ennem kõva häälega, sest tal hakkab mingisugune domineerimine, siis ta, ma räägin juba ennem ära, siis ta ei hakka seal kisama ja ei tule nagu hobune elutuppa. Ja siis ma tahtsin ühe asja kohta veel küsida, et visualiseerimisest sa rääkisid sellest, kuidas andmeid erinevat informatsiooni paremini visuaalsesse pilti panna ja aju haarab seda ju oluliselt kiiremini, kui lugeda järjest neid sõnu, näiteks selle Apple'i ja Androidi näitel, aga no kui olen koolitajana sellises situatsioonis, et mul ei ole disainitiimi ega turundustiimi ega kes teeks mu slaidid väga ilusaks, siis anna mõni nipp, et kuidas seda nagu selles veenduda, et see materjal, mis ma loon, on õppijat toetav ja selline hea, hästi disainitud. Hästi lühike, lihtne struktuur, 3-4 rida. Kui sa leiad näiteks kuskilt mingi vahva visuaali, vaata lappa natuke, kui kellel on kodus lapsi, kasutage lapstööjõudu. Ühtlasi saate dialoogi, kus nad päriselt teada ja dialoogi, kus nad päriselt liiguvad. Ja siis nemad toovad häid näiteid. Mul on hea laiata, kuna ma olen multimeedia õppejõud ja õpetajate koolitaja, siis ma palun, et nemad tooksid nagu mulle aeg-ajalt saadaks mingeid häid asju. Ja ka veebikonstaabliga, mina üritan siis talle toredaid asju saata, kui tema saadab mulle siis, mis nagu päriselt nagu veebikiusamises toimub. Et siuke kaup kaubaga, et olge loovad ja vähem on rohkem. Ärge kuhjake slaide üle. Just. See viimane rida oli väga-väga oluline. Ja 4 värvi maksimum ühel lehel. 4 värvi maksimum. Ja hea, kui kontrastsed vastandvärvid näiteks ja sõbrad. Okei, aga no näed siis, nüüd see vestlus võikski ju jätkuda, aga meie kõik kindlasti täname siin selle väga-väga inspireeriva ja ägeda esitluse ja uute ideede eest ja soovime palju jõudu jaksu järgmiste mäetippude vallutamiseks. Aitäh! Aitäh!